Tere tulemast! Käes on aeg õppida selgeks uus sõna. Me teame, kes on kosmonaudid, me teame, kes on astronaudid, me teame isegi seda, et on olemas taikonaudid. Ja nüüd on maailma areenile jõudnud vokonaudid. Esimesed vokonaudid maailma ajaloos on teie ees, lugupeetud vaatajad veebis ja lugupeetud vokonaudid, kes te olete siia kogunenud meie kooli 100. juubeliaastale pühendatud mängu Süstik 100 loosimisele. Tere tulemast ja aitäh, te kõik siin kohal olete tulnud vapralt, vaatamata keerulisele olukorrale nii rahvusvahelises elus kui ka Tartu tänavatel. Koos minuga on siin, aitab seda loosimist läbi viia ka Anu. Tere! Ja kõigepealt tutvustame siis lühidalt, mis täna sündima hakkab ja mis asi on üldse Süstik 100. Süstik 100 on Tartu kutsehariduse 100. aastapäevale pühendatud kogu kooli mäng, kus siis üksteisega võtavad mõõtu meie... Võitu ka ikka? No võitu ka jah, aga eelkõige võtavad mõõtu ja vaatavad, kes saab võidu meie rakendusliku kolledži võistkonnad. Mänge me hakkame pidama põhiliselt märtsikuu jooksul, kolmapäeviti ja mängud toimuvad siin samas Põllu tänaval avatud ala. Me oleme oma eeskujuks võtnud populaarse telemängu Rakett 69, ehk siis meie formaat mingil määral sarnaneb selle mängu formaadile. Ühes mängus on võistkondadel vaja lahendada kaks eriilmelist ülesannet, neist üks on praktiline ülesanne ja need praktilised ülesanded on meie vahvad osakonnad välja mõeldud ja seavad nad siis võistluspäevadel võistletud ülesse. Ja teine ülesanne ühes mängus on üldhariduse teemadel põhinev kahuut ja missuguse üldharidusaide alane kahuut võistkondadele satub, seda otsustab siis loosiratas. Edasi pääseb see võistkond, kes on võitnud kaks mängu või kes on võitnud kaks ülesannet ja kui juhtub niimoodi, et pärast teist ülesannet on seis viigis, siis on nii nagu ka meie eeskujuks olevas mängus, on ka siis meie mängus olemas duelli ülesanne ja see võistkond, kes siis duellis edukam on, pääseb ka järgmisesse vooru või õigemini meie mängu puhul juba lausa poolfinaali. Nagu öeldud, mängud toimuvad kolmapäeviti, ühel päeval kaks mängu ja esimene mängude voor algab mitte nüüd järgmisel, vaid ülejärgmisel nädalal. See on siis 16. märtsil? Jah. Just. Ja kui tänasest mängust on otseülekanne YouTube'i kanalil, siis kuna me ei ole nii telegeeniliselt ja nii harjunud televisioonis pidevalt töötama, siis nendest võistlusmängudest me teeme lühikokkuvõtted ja nende lühikokkuvõtete klipid ja ülevaated ilmuvad siis peamiselt kooli sotsiaalmeedia kanalitel. Ja loomulikult, kellel on aega, vaba aega ja tahtlist, on alati kõik oodatud siia Põllu tänava avatud alale neid mänge vaatama. Nii, aga selleks, et teada saada, siis kes, missugune võistkond, millisesse mängu satub, selleks on vaja korraldada loosimine ja tänase kogunemise eesmärk ongi siis välja loosida võistluspaarid ja need tabelisse kanda. Ja selleks, et võistluspaarid kindlaks teha, on meil olemas kõigepealt loosinõu. Siin loosinõu sees on meil loosipallid ja kuna me ei ole mitte tavaline kool, vaid me oleme Voko ja meil on suurel hulgal vapustavad meistreid, siis need loosipallid on sedapuhku šokolaad. Iga võistkonna esindaja tuleb ja võtab siit nõust ühe palli, hammustab katki ja sealt seest tuleb välja siis number, mis märgib seda, millisesse mängu
üks või teine võistkond satub. ehk siis, kui te võtate number 1, satute te mängu number 1, kui number 5, siis mängu number 5, et see on niisugune lihtne. Igaks juhuks ka selgituseks meie vaatajatele, et neid palle on meil pisut rohkem kui mänge, nii et võib juhtuda, et tekib olukord, kus võistkonnale satub pall, kus tuleb välja number 8 või 9 või 10. Sellisel juhul võtab võistkond või loosib endale võistkond siis uue palli, et saada korrektne mängunumber. Lisaks pallile te näete siin kausis ka imemaitsvaid küpsiseid, tegemist on õnneküpsistega, ehk siis võistkond, kes on endale saanud mängunumbri, võtab siis ka ühe õnneküpsise ja hiljem, kui kõik võistkonnad on kausi juures käinud, kui turniirikrabel on paika saanud, loeme ette ka need head soovid, mis meie pagarid ja meie vahva turundusosakond on nendesse küpsistesse peitnud. Ja et kõik oleks aus, läbipaistev ja mingisugust valskust ei ole, siis on meil ka loosimise kontroll, tegemist ei ole mitte Rahandusministeeriumi esindajaga, vaid tegemist on Kutsehariduskeskuse hea keelealdjaga, emakeeleõpetaja Tiina Ilusaga. No ja kuna ühe meeskonna esindajad ei saanud osaleda, siis õpetaja Tiina Ilus on volitatud nende eest võtma siis mängu, millisesse mängu nad satuvad. No mis puutub loosimisse, siis esimesena ehk sellele meeskonnale, kel kõige suurem valik on see meeskond, kes jõudis ennast kõige esimesena kirja panna. Ehk siis meeskonnad kutsume loosimise anuma juurde registreerimise järjekorras ja kõige kiiremad oli võistkond Osavad, kes siis esindavad meil ehituse ja puidu osakonda. Nii et Lauri ja Lauri, olge lahked. Valik on teie. Nii, ja Lauri võtab siis palli. Ja esimesena on tulles number 2. Number 2. Nii, suurepärane, aga Lauri, ole hea, võtta ka küpsis ja minge istuge praegu kohale. Sööge see küpsis ilusti kahe peale ära, see on küll väga suur, aga midagi ikka saate. Nii, esimene loos on tehtud. Järgmistel on tunduvalt lihtsam. Järgmisena me võtame siia võistkonda Cobra. Ma ütlen veel nii palju siis, et mäng number 2 toimub 16. märtsil kell 12.30. Ja et kõigil teistel oleks siis ka teada, keda esindab võistkond Cobra, siis võistkond Cobra esindab meil tugikeskust. Miks te niisuguse nime valite? Ei osalenud. Tugikeskus peaks olema ju armas, soe ja hell. Nii, võid minu kätte anda, siis Tiina vaatab, et ma ei valetaks. Võta võib-olla sa pead teise šokolaadi ka võtma, me ei tea ju. Nii, aga näitame kaamerasse ka. Number 5, number 5, 5. mängu. Aitäh! Kolmas võistkond, keda me kutsume siia meie loosimisnõu juurde, on väga äratuntava nimega, kõik saavad aru, mis osakonnaga tegemist on. Võistkonna nimi on Sidur, Pidur, Gaas. Nii, ma ütlen veel korra, et Cobra mängib 30. märtsil kell 10.15. Nii. Missugune sinu lemmik selline autoseaduses on siis? Kas Sidur, Pidur? Gaas. Gaas, jah. Nii. See ei ole paberit. Väga nutikas, äärmiselt nutikas.
siis. Kolm, mäng number 3. Nii, ja läheb jah, mäng number 3 on 23. märtsil 10.15. Nii, julged abipagarid, olge head. Te tulete kahekesi, te võite 2 šokolaadi ka saada. Olge hea, võtke 1 šokolaad. Kõigepealt. Võite tõmmata, võite kääridega lõigata, nii nagu te ennast hästi tunnete. Nii, hammustage. No, paberit polegi. On ikka. Juhtub, paberiga on. Kuus, mäng number 6. Aga ole hea, võtta sina küpsis ja minge praegu kohale. Söögi küpsis ära ja pärast küsime, mis seal küpsise peal oli kirjas. Mäng number 6. Viiendaks palume siia võistkonna, keda kosmoses kohtab sageli, võistkond nimega Komeet. Aga julged abipagarid on mängus number 6 ja see on 30. märtsil. Nii, ole hea. Mäng number 6. Suurepärane. Ole hea, võtta ka üks küpsis. Ja tuletan meelde, et kes tahab vett võtta, kui suu liiga magus on, siis olge hea, võtke rahulikult vett ja kes tahab näppe pühkida, siis seal tagumise laua peal on ka niisugune salvrätikuid. Ja Komeedi mäng on number 6, 30. märts ja kell 12.30 koos abipagaritega, kes on väga julged. Järgmise võistkonna nime tahan ma kogu aeg öelda millegi pärast H2O, aga tegelikult on T2 Hoto. T2 Hoto. Toitlustuse ja turismi osakond. No nii, Piret. Valik on sinuga. Toitlustuse ja turismi osakond. Mäng number 3. Võta küpsis ka. Pead tagasi tulema uuesti. No siis tuled uuesti tagasi. Aga sa võid küpsise vahepeal kellegi teisele anda. Selja taga on teid. Nii, mäng number 3 on 23. märts 10.15. Järgmisena võistkond, kes kasutab nime, mille kohta ma arvasin, et tegemist on juba ajalooga, ajalooõpetajana, võistkond Internet Explorers. Oi alt Chrome, oi alt Firefox, Explorer tuleb. Ja nüüd see tuli. Number 8, ole hea, võta uus. Võta kohe kõik need 7 tükki ära. Jäta järjest kõik need 7 tükki ära, siis on meil, mitte meil, vaid teistel on palju nõu. Kui sa ei taha, jäta nüüd siin. 2. Mäng number 2, see sobib väga hästi. Aga võta üks küpsis, kui te šokolaadi rohkem ei taha, siis võta üks küpsis. Olgu, aitäh! Nii, mäng number 2 on 16. märts ja kell 12.30 ja teie vastased on väga osavad. Nii, Piret, see on sinu kord. Külalist lahkus ise.
aga veel kord, Piret, kui sa ei taha seda šokolaadi süüa, siis hammusta lihtsalt ja jäta siin. Ega siis magus on tore asi, aga kui seda liiga palju saab. Teise lahti. 10, see ei sobi, hammusta veel. Kellel on, sellele antakse. Ilmselgelt pagarit üks mäng number 10 ka. No väga hea, nii lähevad kõik need ebavajalikud numbrid Pireti kõhtu. Mäng number 7, 1-7 sobib, aga küpsise võid ikka võtta ju. Ja kui ei taha, siis anna selja taga olevatele tütarlastele. Antud võistkond oli siis, nagu te aru saite, külalislahkus ise. Ja sõi ära kõik meie šokolaadi, see külalislahkus ise. Aga külalislahkus ise on koos julgete abipagarite ja komeediga koos 6. mängus tegelikult. Ehk seal on siis 3 võistkonda ja see on 30. märtsil kell 12.30. Ahah, selge. Sööstvad sõstrad, olge head, sööstke siia. Sööstvad sõstrad. Kus selline nimi? Ei tea, lihtsalt kargas pähega. Õige, nii peabki. See ongi kõige parem meetod nime panemiseks. No, 8, siis saab anna ka võtta. Ei võta. Võtke heaks. Sööge terviseks. Pagarit või kondiitid õigemini tervitavad teid. See on ju teie oma osakond, eh? On ju, te ise tegite neid palle äkki. Ei, Anneli tegi. Teate, jah? Tunnete käekirja ära. Õpetaja sõrmejäljed. 9. Ai. Ei ole hullu. Mina mõtlesin, et Piret sõi ikka kõik need valed numbrid ära, aga noh. Seekord on küll selline olukord, et pagarilaupsele pakutakse saia. Päris kõvasti. Mäng number 4. Hurraa! Suurepärane, aitäh! Nii, ega meil väga palju enam jäänud ei ole. 4 võistkond on veel. Jah, sööstvad sõstrad sai siis mängu number 4 sööstsid ja see on 23. märtsil kell 12.30 ja teil ei ole veel vastas meeskonda. Tiina, kuidas on, kas meie mäng on siia, loosimine on siiamaani enam-vähem aus tundunud? Tundub, jah. Ole nüüd hea, siis nüüd on vist see kord, kui sina esindad, sest MEP 221, nagu me aru saime, vist ei ole kohal, jah? Ei ole kohal, jah. Nii et tõmba oma hella käega siis neile ka üks mäng. Ruumi parinud. Mäng number 4. Suurepärane, sööstvaste sõstarde juures. Nii, sööstvad sõstrad ja MEP duelleerivad. Järgmisena võistkond, mida me kõik vajame. Me vajame kõik stardikapitaliga. Stardikapital, nagu te arugi saate, esindab äri- ja kaubanduse osakonda. Olge hea. Maestro.
mäng number 1. Suurepärane. Nii et teiega kohtume siis juba 16. märtsil, 2 nädala pärast. Nii, ja jäänud on meil 2 võistkonda. Eelviimasena saabub siia võistkond nimega 100 Amplified. Kust see nimi tuleb? Ikkagi elektrikud, eriala keel. Kuidas teil õnnestus direktor ära rääkida? See oli just niipidi, et direktor tuli meie juurde, pakkus ja meie olime, et teeme ära. Ja mis suhe on direktoril elektriga, et ta just elektrike juurde tuli ja mitte näiteks auto või mehhatroonikute juurde? Vaat siin on hea küsimus, ma ei tea. Aga uurige see välja selleks ajaks, kui mäng tuleb, et äkki tal on elektriga mingi suhega. Äkki ta tunneb elektrit isiklikult kättpidi. Olgu, aga võtke. Pinge on vähemalt 110 volti, nüüd on juba 127. Läheneb 220-le. Ja välja ilmub meil number 9, mis tähendab seda, et teine katse. No, proovime. Proovige veel üks kord. Seda juhtub ikka. Mäng number 1. Hurraa! Võtke teid, sealt teid saaks ette. Nii, ja Ketlin, ole hea, võistkond Hilu. Hilu tuleb sõnadest haldus ja iluosakond. 2 komme ainult on. Ma kardan, et sa pead ka selle viimase kommi vist ära sööma. Just täpselt. On jah? Järgmine teeme rohkem. No nii. Mäng number 5. Ma teadsin seda. Aitäh. Mäng number 5 ja vastased on Cobra. Vastased on Cobra. Ehk siis tugikeskus. Selge. Väga hea. Kommid on, ma ei saa öelda, et ära söödud, katki hammustatud, aga meil on veel õnneküpsiste, head soovid õnneküpsistest ja kas sa kõigepealt loed ette mängutabeli? Jaa, loen ette mängutabeli. Esimeses mängus kohtuvad siis Stardikapital ja 100 Amplified. Teises mängus Osavad ja Internet Explorers. Esimene mäng on Põlluderbi ja teine mäng on Kopli-derbi, jah? Jaa, on jah niimoodi. Esimeses mängus on 2 põllugruppi ja teises 2 Kopli-gruppi. Ja mõlemad mängud toimuvad siis 16. märtsil ehk siinsamas, ainult et Stardikapital ja Amplified on hommikupoole ja Osavad ja Internet Explorers on lõuna ajal. Nii, 3. mängus 23. märtsil kohtuvad Sidur-Pidur Gaas ja T2 Hoto ehk siis Kopli ja Põllu vastasseis. Ja 4. mängus kohtuvast sööstvat sõst. märtsil 10.15. Ja 6. mäng, kus on siis koos 3 võistkonda, sest võistkondi on 13,
See mäng toimub siis ka 30. märtsil 12.30 ja seal on koos julged abipagarid, komeet ja külalislahkus ise. No nii, aga õnneküpsete soovidega võib-olla teeme niimoodi aru, et sina oled sinnapoole, mina olen siiapoole ja Piret, mis sulle sooviti? Harjutamine teeb Voko meistriks. Harjutamine teeb Voko meistriks. No ma küsin siitpoolt siis, kuidas Amplify'l läheb? 9 korda mõõda, 1 kord Vokosse. Kuule, see on nagu elektrika vanasõna ka, et kuidas see elektrika vanasõna on, ütle nüüd. Just. Julge pardale hüppamine on pool võitu, tuli siit. Nii. Mida Vokos ei õpi, seda kuu peal ei tea. Õige, absoluutselt. Kus Vokos näed laita, seal tule ja aita. Nii. Läbi Voko tähtede poole. Oi, kui ilus. Kes viimasena stardib paremini. Okei, kes see kõige viimasena startis seal? Nemad ei stardi, nad on 5. mängus. Tuli väga õige asi. See on oomen, see on märk. See on märk, jah. Nii, siitpoolt. Palun, internet. No kordame siis, 9 korda mõõda, 1 kord Vokosse. Kas see on nagu samamoodi kui elektrikega, et 9 korda mõõdad ja 1 kord sured? Et nagu IT-maailmas ei ole nii? Aha, selge. Nii, mina olen siis. Teadmised hõbe, oskused kuld. On õige. Tubli. Teadmised hõbe, oskused kuld. Nii, stardikapital. Voko ei riku meest. Absoluutselt, aga te olete naised. Nii, Anu. Pean kordama, teadmised hõbe ja oskused kuld. Teadmised hõbe, oskused kuld. Nii, kõik. Kõik. Sai ette loetud. Kõik sai ette loetud. Kuidas küpsised maitsesid? Kuidas? Võib veel küpsist võtta või pärast küpsist võtta küll. Nii, aga selleks korraks vist on aeg ülekande otsad kokku tõmmata. Just. Kõige olulisem on tehtud. Kas see tabel läheb ka meie osalejatele kuidagi meilidesse, läheb koolilisti? Absoluutselt, läheb koolilisti, läheb infokirja, uueneb vastavalt mängude graafikule. Kõikidele sõpradele, tuttavatele, kursusekaaslastele, osakonnakaaslastele võite saata selle lingi tabeliga, mis näitab, mis päeval te mängite. Ja kui mäng läbi saab ja mängust on tehtud kokkuvõte, siis kokkuvõtted ilmuvad kooli sotsiaalmeedia keskkondadesse erinevatesse, mitte küll kohe samal päeval, aga mõne aja möödudes. Võitja saab loomulikult kohe teada, aga kokkuvõtte mängust klipi kujul tuleb mõni päev hiljem. Ja infokirjas ka kindlasti kooli infokirjas see kajastub. Ja et te siis nagu teaksite ennast valmis panna, et märtsikuu jooksul toimuvad siis nii-öelda alagrupi mängud ja 6. aprillil on siis poolfinaalid. Need, kes alagrupist edasi pääsevad, siis poolfinaal. Ja need 3 võistkonda, kes ka poolfinaalidest väljuvad võitjatena, nemad kohtuvad finaalis. Eeldatavasti toimub see finaal siis, kui on meie kooli 100. aastapäeva kõige tähtsam ürituse päev, ehk siis 2. september tõenäoliselt, aga me ütleme praegu tõenäoliselt, sest ajad on heitlikud, ajad on muutlikud, võib juhtuda igasuguseid asju, aga meie kurss on sellel, et Süstik 100 maandub 2. septembril. Aga aitäh teile tulemast ja kohtumiseni juba 16. märtsil. Tänan lugupeetud pealtvaatajad. No nii.